Nüüd aga restorani. Nii eelmisel nädalal kui ka järgnevatel nädalatel tutvustame teile ägedaid lemmikloomasõbralikke söögikohti üle Eesti. Kui sa soovid oma lemmiku kaasa võtta näiteks kaubanduskeskusesse, mine temaga sööma Ülemiste Toitsi. Tere, Aile! Miks üks restoran hakkab loomasõbralikuks? Tänasel päeval, kui me ootame kõik inimesi ennast külastama, siis ma ei kujuta ette, et keegi peaks meile tulles mõtlema, kuhu jätta oma koer. Eriti kole oleks see, kui ta peaks selle jätma õue posti külge seotuna. Seetõttu me ootame enda juurde kindlasti koos loomadega kõiki nende peremehi. Toits Ülemiste asub ju kaubanduskeskuses. Kui sage see üldse on, et inimesed kaubanduskeskusesse oma lemmiku kaasa võtavad? Tänasel päeval üha rohkem ja rohkem, et kuna meid on õnnistatud sellega, et siin majas on ka Pet City, siis see tähendab seda, et inimesed leiavad oma loomaga tee just nimelt sellesse keskusesse. Et olen kuulnud kurvastusega, mismoodi palju mu sõbrad on välja visatud keskustes koos koertega. Ja seda suurem rõõm on mul öelda kõigile koeraomanikele, et tulge aga meile, et pakun nii teile kui ka siis teie lemmikule midagi. Ärge pahandage, kui teie lemmik saab alguses suurema tähelepanu kui teie ise, sest et koera tahavad paitada kõik nii teenindajad kui ka siis mina isiklikult. Koerale pakume kindlasti esmalt juua ja siis, kui peremees on nõus, siis tahaks maiustust pakkuda. Kindlasti me arvame, et lemmiklooma peremees peaks vastutama oma lemmiku käitumise eest, et väga kurjad koerad siia oodatud võib-olla ei ole, sest et restoran on suur ja siin on ka teisi inimesi. Siiamaani ei ole juhtunud, et siia satub korraga 4, 5, 6 koera, et seetõttu sellist suuremat haukumist ei ole ka täheldanud. Aga pai tahaks küll teha ja ootame sõbralikke loomi. Kas selline mõte ka on pähe tulnud või tulemus, et teeks loomadele lausa oma menüü? Et praegu ma saan aru, et ikkagi sükest oma menüüd ei ole, et pigem on ikkagi siis kvaliteetne maius, mida siin koerale pakutakse. Oma menüüd tõesti praegu hetkel veel ei ole, et küll aga on see plaanis ja on ka plaanis teha selline pisikene lauakene, kus on siis pealkiri, et reserveeritud lemmiku peremehele. Nagu parkimiskoht lastega peredele. Et oli see kõik juba talvel plaanis, aga siis tuli ju meil teadupärast kriisiaeg. Nüüd katsume jätkata selle mõttega. Mida sellisel puhul teha, kui teistel külalistel on lemmiklooma allergia näiteks, et kuidas, kas siin on niimoodi, et sa lemmikloomaga viibid ikkagi ühel konkreetsel alal või kuidas see olukord lahendatud on? Me eeldame, et kuna keskus on lemmiklooma sõbralik, siis allergiatega inimene tänasel päeval peab ikkagi ise vaatama, et kuhu ta läheb, mida ta teeb. Samamoodi nagu toidu puhul, et kindlustama, et toidus ei oleks allergeene. Et mina hetkel luban restorani kõiki koeraomanikke koos koertega. Kui keegi näeb, et meil on restoranis koer ja tal on koera allergia, siis kindlasti ma üritan paigutada ta võimalikult kaugemasse lauda, et ma ei soovi kedagi ära ajada ja ma üritan, et me kõik mahume siia ühe pinna peale väga hästi. Ehk siis koeraomanik klient peab arvestama sellega, et tegelikult pööratakse tema lemmikule siis väga palju head tähelepanu ja ta tunneb siin ennast ikkagi väga teretulnuna. Kindlasti väga suurt tähelepanu, et palun mitte pahandada, kui kõik teenindajad tahavad laua juurest läbi käia, sest et lemmikloom on nii armas olend ja muudab nagu õhkkonna nii meeldivaks, et me kõik sooviksime seal lähedalt läbi käia.